Räägime sellest, kuidas mõjutab emadust teatud inimeste suhtumine, käitumine, tegevusetus, õpitud abitus, saamatus, oskamatus, teadmatus, vabandused siin, vabandused seal, miks mitte midagi mitte kunagi tehtud ei saa. Ja kui sind on nagu jäetud olukorda, kus sina üksi vastutad kõige eest maksad, sulle veel öeldakse, et sa ostad ju enda lõbuks igasuguseid asju kokku lapsele, mida lapsele tegelikult üldse vaja pole. Las ta siis olla hullumas talviti toas, kui õues on torm, eks ju. Las ta siis karjub, sest et tal on igav või et tal on nagu toas olemisest kopp ees või. Las ta siis karjub. Aga kuidas see mõjub nagu teistele vaimse tervise poolest? Minule, tudengile, ettevõtjale, innovaatorile, startupperile. Kuidas see mulle mõjub? Kuidas see mõjub teisele lapsele, kes on 5. klassis, kellel on vaja oma kodutöid ja koolitöid teha, aga pisike on kogu aeg tema juures, sest et ta tahab, et keegi mängiks taga, midagi toimetaks, midagi toimuks. Eks ju? Kõik asjad ju mõjutavad üksteist ja kui üks õun on pakis natukene, siis on ju see kõikide mure. Aga see ei ole mitte kunagi selle isi mure, kes lihtsalt käsi laiutab, uksest välja astub, ütleb, et ma siis annan teada, kui mul vaba aega tekib. Ja see võiks juhtuda millal? Nagu näha siis 2 nädala pärast, 3 nädala pärast. Kuni siis lõpuks ise jälle huvi tuntakse, et lapsukesega issitada natukene ajaviiteks. Ja siis emmele öelda, et aga tal ei ole ju jalanõudsid jalga panna. Mõtlesin, ei ole jah. Mine siis poodi ja osta talle. Minu mure või? Või et tal on ju turvatool vaikseks jäänud. Seda isegi ei teata. Sest et seda pole olemas teadvuses. Kui me haiglast koju tulime esimesel päeval, siis lapsukene oleks seal turvatoolis tagurpidi sõitu läinud, ilma kinnitamata turvavöödeta. Sest et see ei ole jälle kellegi mure. Kui ei tea, ei oska, so what? Ma ei pea ju mõtlema selle peale, et ma võiksin mõne video äkki kodus läbi vaadata või uurida, näppida, et kuidas see siis ka käib. Ei, me ju arvestame sellega, et meil on ju emmed ja naised, kes oskavad, teavad ja vastutavad. Mul ei ole vaja minna kuhugile koolitusele, sest sina ju lähed, käid ja siis räägid mulle pärast, kuidas see koolitus oli ja mis seal räägiti. Ja siis, kui aeg on käes vannitada või mähkmeid vahetada, kui emmekene rõõmsakene on juba saba viskamas magamatusest, taastumisest, siis on vaja veel minna isikest aitama, sest isikene ei oska ise mässusi vahetada või ise vannitada, sest tema kardab äkki läheb katki, sest et ta ei ole ju harjutanud varem. Tal ju puudub kogemus. Aga kui sul on juba endal lapsed all, siis sul on juba kogemus ka. Nii et sina ju oskad ja sina ju saad. Ja sina siis teed ja küll sa hakkama saad. Pead saama, sest et sulle ei jäetagi mingit muud varianti. Ja siis, kui sa oledki lõppkokkuvõttes nagu mingitest puduloiustest, muidusööjatest, diivani kaunistustest väsinud, sest et nad ei näe mööda minnes prügikasti ka, et seda ei saa, kui see neile just rõõmsal toonil ja lipsukesega ukse alla valmis pole pandud musisaatel. Kas sa võtaksid palun prügikoti ka kaasa? Ja siis, kui sa sellist väikest minnit ei mängi, siis oled sa mõrd ja kant ja värdjas ja pitš ja vitupea. Ja su lapsed on ka vitupead. Tum-tummid Aafrikast. Rumalad. Nii nagu ka on kõik tumetanahalised näitlejad rumalad, neegrid, kes näidelda tegelikult üldse ei oska, sest et nad on sinna mingi koha täiteks pandud, multikulti kvoote täitma. Ja siis, kui ma ütlesin, et aga palun mine võtta EKRE-sse koht, mine hakka lammutama, leia omale kaasamõtlejad, ehitage see Berliini müür uuesti ülesse.
minge visake Hitlerile saluuti, aga mina ei taha oma kodus sükest jama kuulda. Ja ma ei viitsi tegeleda sellega. Ja lõppkokkuvõttes on siis niimoodi, et maksadki ise, ostadki enda lõbuks lapsele liumägesi, jalanõusi, turvatoole kokku. Sest et see ei ole mitte kellegi teise lõbu kui ainult emme lõbu. Ja kui see lõpuks nagu sul emaduse rõõmu nagu hakkab kustutama, et sa ei näe nagu lapsi enam rõõmuallikatena, kellega sa nagu inglina tahaksid koos õljuda, vaid et sa näed neid nagu kohustusi, nagu arveid, nagu to-do listi, siis see kõik on ainult tänu nendele issidele, kes niimoodi suhtuvad naistesse, kes neile mingeid lapsi veel viitsivad sünnitada. Ega rohkem ei viitsi küll ausalt öelda, sellistele meestele küll mitte. Minu poolest mingu see rahvus siin vaikselt ajalukku, kui oli kord Maarjamaal. Aga nagu sellise suhtumise peale ma ei imesta, et meil on üksikemade hordid, et meil on keskmine sündivus nii nagu ta on, et meil on nagu iibega nii nagu ta on ja et meil on nagu kasvav arv naisi, kes võtavadki üksi endale kodusi ja toimetavad, eks ju, ja nad ei tahagi lapsi saada, sest et meil on sellised mehed ju. Ja võtta 8 aastat noorem mees, it's gonna be fun. Nii kaua, kuni suud lahti ei tee, siis võib-olla tõesti. Aga sealt edasi juba. On ju? Aga mina olen paha, mina olen halb, kui ma julgen üldse midagi öelda, enda ees seista, oma arvamust avaldada, oma standardeid väärtustada, mis on lubatud, mis ei ole lubatud, mis on okei, mis ei ole okei. Mööblit lõhkuda, visata ei ole okei. Pesuresti loopida laste juuresolekul, ka ilma laste juuresolekuta, ei ole okei. Lapse voodit loopida, no ei ole okei. No, neid asju on veel ja veel ja veel ja veel, aga noh, see ei ole lähisuhte vägivald, sest et meil täna puudub nagu protokoll, mis suudaks tuvastada igasuguseid asju, kui sul just kirvest peas ei ole. Ja tunnistajaid ja pealtnägijaid. Vastasel juhul on see sõna vastu. Sa võib-olla ise ütlesid, et viska mulle kirves pähe, on ju. Oma lõpuks või nii. Nii ongi. Ja siis sulle öeldakse veel, et sinu ülikool on pohhui, quote. Endal pole gümnaasiumitki veel lõpetatud, eks ju. Aga see peab minu mure olema jälle. Temal on vaja asju teha. Aga kui minul on vaja asju teha, sest mina üksi vastutan. Tema ei suuda isegi kodu oma lastele võimaldada. Elab oma emmeissi taskukeses. Ja kui räägid, et mine tööle ei sobi, sest 5 tonni spetsialisti palka on vaja selleks, et kuhugil see tööle minna. Aga mina võin minna taksot sõitma. Mina võin minna taksot sõitma. Mul antakse kohe auto ja ärki on ju. Aga kui mul on vaja midagi muud teha, siis see ei ole ju kellegi huvides. Kui ei ole võimalust ise kodus istuda, chillida, filme vaadata ja mängida. Ja siis õitseda nende laste keskel. Sest naine teeb ju kõik ära, eks ju. Ja kui ei tee, siis saab see, et naine on rumal ja jobu ja manipulaator ja vägivaldne ja vaimselt terviseprobleemidega ja dissi pole ka lastel vaja. See on ka nagu uus standard, et siuksed pehmelt öeldes tulevad veel dikteerivad seda, millal ja kui palju nagu see ema üldse oma lastele ema võib olla. Ei, kihvt on hea, väga kihvt. Et isu sai kohe jälle täis 10 aastaks, järgnevaks 10 arvatavasti. Ja jutu point on selles, et
kui sind nagu survestatakse majanduslikult, vaimselt, psühholoogiliselt, seksuaalselt, on ju, et ma võin ju selle lapsukese endaga võtta, aga sina tuled siis ka kaasa. What? Et sa võid nagu oma kohustust isana kanda siis, kui 2-in-1 package deal on või? Mis asi see siis nüüd on? Ei ole kuskilt otsast mitte miski, jällegist, on ju. Et lõppkokkuvõttes siuksed asjad nagu mõjutavadki su tervist, su vaimset tervist, su soovi üldse lastele nagu midagi pakkuda. Sest kui sa näed, mismoodi nagu teine pool suhtub ja kui palju ta nagu väärtustab üldse midagi, siis jutuga võib nagu kõike rääkida, on ju, et elu armastus, aga vaata tegudes see järgi ei jõua, siis jutt mind ei huvita. Kui emadepäevaks 3 aasta jooksul tuuakse korra mingisugune roots kuskilt, mis antakse siis üle paberis ja kui paberist siis hiljem välja võtad, avastad, et tegemist on rododendroniga, mis on tegelikult nagu välitaim põõsas, aeda kuskile, eks ju. Meil pole nagu aedagi, kutust rääkimata. Ja värv värviks, olgugi, et meenutas nagu Poolat, mingit kurgituru huulepulka, on ju. Siis pakend oli katki, põruks, muld väljas, lilled, õisikud seal kõik niimoodi lahtiselt. Ma ei tea, mis võib-olla maha kukkunud kuskil või ma ei tea, ühesõnaga. Väga kaubanduslik välimus oli nagu 5+ üle komades tagurpidi, tagantpoolt ette lugedes. Ja see on nagu tegelikkuses neurotoksiline taim, mis on laialdaselt levikus pigem nagu Aasias mad honey tootmiseks, kus mesilased lähevadki sellest hulluks, eks ju, toodavad seal mingit neurotoksiinidega rikastatud mett, mis võib seal hallutsiogeene pakkuda elamusena nendele, kes sellest huvituvad. Aga mina nagu täna ei huvitu sellistest tegevustest ja taimedest, mis mulle mitte midagi ei tähenda, mitte midagi nagu vähimatki. Ma saaks aru, et ma oleks nagu kuskil karjunud kõva häälega, et need on mu lemmiktaimed nagu wow, nagu mad honey, on ju, tooge ainult. Ma pidin guugeldama pildi järgi, mis taimega tegu üldse on. Nagu kindlam peale minek. Tahad nagu emadepäevaks midagi spa, massaaži, mingid kupongid, aga siis sulle öeldakse, et nii mõttetult kallis, ma teen sulle parem ise massaaži. Ja siis see massaaž kestab täpselt 10 minutit, sest edaspidi on juba mingid muud mõtted peas, eks ju, ja siis sa pead selle, sa juba nagu eos lähed sellesse sisse niimoodi, et sa tead, et seal nagu oodatakse enamat ja siis on nagu, et ei taha seda massaaži, ma tahan lihtsalt massaaži, kus keegi ei ootagi mitte midagi ja see on nagu puhas andmisrõõm, mitte et annan selleks, et saada pats pasti vastu. Kui pats patsi vastu and I buy the table, I am the table, I bring everything to the table, siis what the fuck are you even here for? What the fuck are you even here for? You can't even do shit. Mul istub pesumasin juba üle aasta pikendusjuhtmega köögist, sest et mingi elektriku kutsumine või mingite tehnikutega mingi asja ajamine ei ole ju kellegi mure kui minu mure. See on minu mure. Lapsed koperdavad mingitele juhtmetele otsa. See on minu mure. Lambid, pirnid on läbi laes, see on minu mure. Kardinapuu ripub nagu ausõna peale, minu mure. Lõpuks käisingi ja ostsingi kardinapuu jublakad ja panin ise külge, kruvisin kinni, sest et parandustööd, mida siin tehti, oli täpselt sellised, et see oli järgmisel päeval jälle niimoodi, eks ju. No okei, ei ole meistrimees, ei ole midagi teha, on ju. Aga too siis meistrimees. Jutuga tuuakse kõik asjad. Lapsehoidjad tuleb palgata ja kõik asjad, on ju. Aga reaalsuses on see, et ei saa nagu jalanõusidki ostetud.
kui need just kuskilt kellegi käest ei tule. Mingi, ma ei tea, emmeabiga näiteks. Sinist värvi, mingid potikud, poiste omad on ju. Väga kihvt, jaa, super, 5+. Aga pildi peal teeme. Teeme siis kõik koos pildi peal. Oleme picture perfect family. Aga 3-2 on nagu out of order. Kui mitte 3-3. Põnev, nii põnev ju. Ja siis mina võin teraapiasse minna, kui mina tahan teraapiat, sest ometigi kellelgi teisel seda vaja pole. Ja siis, kui ühe korra tullaksegi minu pärast mulle justkui toeks kaasa ühe pereterapeudi juurde ja seal nagu muu seas öeldakse, et aga ma ju meelega ajan sind närvi, sest et sind saab närvi ajada. Ja see ongi tore. Ma saan sellest kiki, kui ma sind närvi ajan. Nii tore, mul on nagu närvid niigi läbi, sest et ma nagu teenin 2 korda rohkem, ma kulutan 2 korda rohkem, ma vastutan 2 korda rohkem, ma planeerin elu ette 2 korda rohkem, kui mitte 6 korda rohkem. Mul on igapäevaselt nagu mental load selline, et anna minna. Ja siis tuleb mingisugune 30-aastane pojuke, kes veel omakorda lõpuks su aega veedab. Lihtsalt selleks, et ennast lõbustada, kuna tal ei olegi muud teha ju. Tal ei ole tööd, tal ei ole nagu missiooni, ambitsiooni. Riilse võiks ju vaadata päevad läbi me kõik, kui kuskilt niisama keegi kogu aeg ette tooks ja tagant ära viiks. Või arvutimänge mängida. Ja siis tähtsad olla. What? Okay, check. Older men, check. Not doing that again. Younger men, check. Not doing that again. So what do we have left on the list of things to do in this life? Ladies, maybe it's time to switch teams or something. I don't know. But no. Not really. Fun. Tõesti. Ma pole elu sees rohkem motiveeritud olnud kui sellise suhtumisega poleerituna. Võimas. Lihtsalt võimas, vapustav, jalust rabab.